Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures vaimulik ja kirikuajaloolane Veiko Vihuri. Tere, Veiko! Tere, Markus! Tere, head kuulajad! Hiljuti teatas ajakirjanik Raimo Poom, kes on loorbeleid lõiganud Delfi veergudel ja Eesti Päevalehe veergudel, et tema liitub lähiajal hoopistükkis peaminister Kristen Michali kommunikatsioonibürooga Riigikantseleis. Täna me räägime sellest, kuivõrd läbi põimunud on ajakirjandus ja riigi strateegiline kommunikatsioon või ajakirjandus ja siis arvamustööstus ehk siis PR-tööstus. Nii et need on teemad, mille me tänases saates arutelul ette võtame. Aga tõepoolest, Raimo Poom on üks viimaseid näiteid, kes siis liitub Kristen Michali kommunikatsioonibürooga. Täna me loeme, et seal büroos on ees juba 10 inimest. See on ilmselt miljonilise või paarimiljonilise eelarve, aasta eelarvega büroo, mis tegeleb siis sellega, et kommunikeerida valitsuse ideid, otsuseid, mõtteid rahvaga. Ja nüüd oli siis sinna vaja veel ühte ajakirjaniku juurde. Huvitavaks väikeseks lisapalaks on see, et Raimo Poom alles hiljuti selle kuu alguses kirjutas, kuidas Eesti inimesed on vaatet leppimas valitsuse hinnatõusudega ja küsib, et kas see võib poliitikat muuta. See oli siis mõned päevad enne, kui ta teatas, et ta liitub valitsuse kommunikatsioonibürooga. Et siin on meil nüüd arutlemist küll, aga võtame Raimo Poomi kaasuse üheks lähtepunktiks, aga siis läheme rääkima laiemalt valitsuse kommunikatsioonist ja ajakirjandusest, mis tundub olevat vähemalt teineteisega läbi põimunud. Ja ma hea meelega tsiteeriksin kohe seda artiklit, millele sa viitasid äsja ja mis tõesti siis ilmus selle kuu alguses, kannab pealkirja Eesti inimesed on leppimas hinnatõusudega, kas see võib poliitikat muuta? Ja Raimo Poom kirjutab siis ajakirjanikuna siin järgmist. Ma tsiteerin. Tõsiasi, et väga suurtest hinnašokkidest ära hirmutatud rahva inflatsiooni ärevuse vähenemine tuleb suure viivitusega, võrreldes mõõdetud elukalliduse kasvu vähenemisega ei ole mingi üllatus. Aga fakt, et see toimub, võib avada teega poliitika välja jõuvahekordade muutustele. Nii teistel opositsioonierakondadel kui ka valitsusel, kes on selgelt jäänud Isamaa inflatsiooni ja maksuteema monopoolse teerulli alla, võib tekkida aknaid, et teistes valdkondades edukalt tegutsedes toetusprotsente ümber mängida. Tsitaadi lõpp. Ühesõnaga, mida siis Raimo Poom siin ütleb, et rahvas hakkab tasapisi hinnatõusudega ja inflatsiooniga ära harjuma ja et tegelikult on elukalliduse kasv juba vähenenud, et see elukallidus on kogu aeg kasvanud, aga see nüüd enam ei ole nii kiire, ta on vähenenud ja et see peaks siis ka jõudma, selle efekt peaks siis jõudma ka rahvani, kes siis nii-öelda saab piltlikult öeldes kergendatult hingata ja siis võib-olla mõtleb ringi midagi oma poliitilistes valikutes ja eelistustes ja võib-olla see avab võimaluse näiteks Reformierakonnale ja Eesti 200-le, võib-olla veel mõnele parteile, kes on siis jäänud nii-öelda selle Isamaa retoorika alla, mis on siis suunatud valitsuse kritiseerimisele, valitsuse maksupoliitika ja majandus- ja rahanduspoliitika kritiseerimisele. See on siis see, mida Raimo Poom siis mõne päeva eest on siin kirjutanud, selline optimistlik vaade, et äkki hakkab rahvas asjaga juba ära leppima, ära harjuma ja hakkab Reformierakonda jälle uuesti toetama rohkem ja teisi valgeid progressiivseid jõudusid. Mina loen siit nagu sellise signaali välja. Ja imet, et paar päeva hiljem tuligi siis teade selle kohta, et Raimo Poom liitub Vabariigi Valitsuse kommunikatsioonibüroo
tööka kollektiiviga, kus on siis tõepoolest, kui kodulehte vaadata, 10 inimest tööl, ma ei tea, kas ta läheb sinna lisaks või läheb ta kellegi töölt lahkunud töötaja asemele, seda ma ei tea. Aga jah, kui vaadata, kuidas Raimo Poom, kes on ju olnud Eesti Päevalehes pikka aega, ta on olnud uudistetoimetaja, minu meelest ta viimasel ajal on rohkem selliseid poliitikaanalüüse seal kirjutanud, need on loomulikult ka portaal Delfisse pandud, need tema artiklid ja kaastööd, nii et tegelikult vahest ongi nagu raske aru saada, et kas see on nüüd Päevalehe asi, on see nüüd Eesti Ekspressi asi, on see Maalehe asi või on see nüüd puhtalt ainult Delfi, aga ühesõnaga Raimo Poom on siis teenekas Luigemeedia töötaja, kes siis nüüd, ma ei tea küll kui ootamatult, aga siis vähemasti deklareeritult, välja kuulutatult siirdub valitsuse, ütleme otse välja, valitsuse siis propagandatalitusse. Et midagi muud see kommunikatsioonibüroo ju ei ole, lihtsalt me kasutame tänapäeval natukene peenemaid nimetusi ja termineid, aga enne sõda oli meil küll siis propagandatalitus täiesti olemas, nii et sinna siis Raimo Poom siirdub. Aga nüüd küsimus on, et miks see siis nagu praegu meie jutu teema on, et miks meie selle üle arutleme üldse, et kas siis inimene ei või vahetada töökohta, kas inimene ei või vahetada isegi elukutset, et mis probleem sellega siis on, et ta nüüd läheb sinna valitsuse palgale. Probleem on võib-olla kõige üldisemalt kirjeldatult selles, et meediat ja peavoolumeediat just eriti on ju nimetatud, tituleeritud vabaks ajakirjanduseks, mille ülesanne on siis täita demokraatia vahikoera rolli, ehk siis olla võimude suhtes kriitiline, valitsuse suhtes kui täitevvõimu suhtes eriti kriitiline, paljastada igasuguseid korruptiivseid kaasuseid, muid võimu kuritarvitamisi ja nii edasi ja loomulikult ka hoida ühiskonnas üleval siis diskussiooni selle üle, et kuidas meid valitsetakse, kas meie raha kasutatakse sihipäraselt, kas otsuseid tehakse ikkagi lähtuvalt inimeste huvidest või kellegi kildkonna või mingitest ärihuvidest lähtuvalt. Nii et kõik see on nii-öelda vaba ajakirjanduse ülesanne teoorias. Ja seda on aastakümnete jooksul ka Eestis siin kultiveeritud seda mõtteviisi, seda hinnangut siis ajakirjandusele ja tegelikult eriti viimastel aastatel, viimasel 10 aastal me oleme ju näinud seda, kuidas see nõndanimetatud vaba ajakirjandus ei ole sugugi enam demokraatia vahikoer ega seisa rahva poolel, inimeste õiguste eest, inimeste huvide eest, valijate huvide eest, vaid et kuidagi nagu märkamatult või aga üha rohkem ja rohkem võib seda tähele panna, et ajakirjandus ja võim on mestis, tegutsevad käsikäes. Ajakirjandus on sageli võimu käepikendus, võimu propagandatoru. Nii et ja kusjuures Eestis on tegelikult sellega minu meelest eriti paistnud silma Luigemeedia ehk siis Ekspress Grupi väljaanded, loomulikult portaal Delfi, kus on siis vajalikke nii-öelda suunatud artikleid, suunatud lugusid avaldatud kellegi või millegi vastu ja siis pigemini valitsusjõudude ja parteide poolt. Meenutame kõiki neid kas või valimiskampaaniate kontekstis, kõiki neid, ma ei tea, Prigožini skandaali ja muud taolist, mis on siis suunatud konservatiivide vastu. Või siis ka selline huvitav fakt, et Ekspress Grupil näib olevat ka eriline selline hea läbisaamine süvariigiga. Et neile kuidagi tilgub infot prokuratuurist, võib-olla ka kaitsepolitseiametist, loomulikult neile tilgutatakse seda infot, mida siis need nimetatud süvariigi asutused soovivad tilgutada, näiteks paari
kuu eest või mingi aeg tagasi tuli ju välja siin selline info, et Isamaa suhtes on prokuratuur algatanud menetluse või väidetavalt Isamaa suhtes selline menetlus olevat algatatud, aga keegi täpselt ei tea, milles see menetlus seisneb, mida kahtlustatakse, keda kahtlustatakse, aga Delfi oli just nimelt see koht, kus see avalikkuse ette toodi. Ja loomulikult on see sellise info tilgutamine meediasse ju ka süvariigi enda eesmärkidest lähtuv, et siis nii-öelda avalikult hoiatada teatud poliitilisi erakondi ja anda neile mõista, et neid jälgitakse, nad on menetluse all, nendega tegeldakse vajadusel. Me ei tea veel kõiki neid nüansse, loomulikult avalikkus ei saa seda kunagi teada. Ja selline tore meediamaja ja meediaväljaanne on olnud siis Luige meedia, mis on siis teinud nagu juba pikka aega valitsusringkondadega ja just nimelt progressiivsete valitsusringkondadega koostööd ja nüüd selle kõige valguses minu meelest ei olegi nii väga üllatav, kui üks ikkagi teeneline propagandist, ma ütleksin, selles Luige meedias korraga asub täiesti avalikult valitsuse palgale, maksumaksja palgale ja hakkab siis Kristen Michali valitsuse heaks tööle ja kommunikeerima neid asju, mida siis praegune valitsus peab vajalikuks. Mina ütleksin, et tegelikult praegust valitsuskommunikatsiooni poleks sellisel kujul üleüldse vaja ja võiks kogu valitsuse kommunikatsioonibüroo päevapealt saata põllule tootvale tööle. Ühel väga lihtsal põhjudel. Nimelt, kui natukene utreeritult öelda, siis kogu meedia, ERR-ist ka Luige meediani, Postimees seal võib-olla natukene vähem, aga siiski summa summarum ka Postimees, ehk siis kogu Eesti peavoolu meediavõrk tegelikult edastab juba valitsuskommunikatsiooni. See ongi valitsuskommunikatsiooni avalike suhete võrk. Et kui me nüüd vaatame seda, et milline on olnud tegelikult peavoolu meedia suhe tänase valitsusega, kes on inimestele valetanud näkku eelmistel valimistel. Vahepeal on vahetunud tõsi peaminister, aga ja isegi valitsus on natukene koosseisu muutnud, aga jällegi summa summarum valitsus ja need erakonnad ja see poliitiline suund on ju täpselt identne Kaja Kallase valitsusega. Aga kuidas on suhtutud Kaja Kallase valitsuse ilmselgetele valedele? Seda, et mitte kuskilt ei tõsteta makse ja sellele järgneb põhimõtteliselt Eesti lähiajaloo suurim pretsedenditum maksutõus üldse. Kuidas on reageeritud sellele? Mõne häguse juhtkirjaga võib-olla natukene on räägitud sellest, et jah, et võib-olla nii pole ilus teha, eks ikkagi tuleb ikkagi riigi majandus korda saada ja see on olnud see peamine suhtumine. Ütleme ausalt, et Delfi meediamaja, Luige meediamaja poolt pole tulnud nagu üldse mingit kriitikat ja nüüd siis seesama tulev valitsuse kommunikatsioonibüroo töötaja Raimo Poom räägib ka sellest, et kuidas põhimõtteliselt on juba loob fooni sellest, et kuidas suurem osa inimestest on vaata, et juba inflatsiooni ja ka hinna- ja maksuralliga ära harjunud. Et inimene loeb seda juttu lehest, vaatab, et eks siis, mis siis minulgi üle jääb, eks ju. Et see lõimub ilusti sinna ei millegi muu hulka tegelikult kui valitsuse strateegilise kommunikatsiooni nügimise hulka, et tuua välja selline lai foon, luua foon, et inimesed juba lepivad sellega, et pole mõtet enam vastu hakata, et see on tulnud, et jääda, need maksud viivad teie rahakotis selle summa ära, jah, need valetades kehtestati, aga hullu pole mitte midagi. Et kui me vaatame seda olukorda, siis kogu Eesti peavoolu meedia on valitsuse kommunikatsioonibüroo. Kui sinna lisada veel see, et on saadud erinevatel aastatel miljoneid, kõik need meediamajad on saanud, rääkimata muidugi veel ERR-ist, mis on otseses riigi toetuses kümnete miljonitega, 50 miljonit, kui ma ei eksi, on ERR-i eelarve, aastaeelarve.
nii et see on nagu esimene asi, mida ma tahaks ütelda, et vaadates tänast meediat ja tänase valitsuse nagu suhteid. Aga ikkagi tasub küsida ka see, et mida siis see valitsuskommunikatsioon ja kommunikatsioonibüroo, kus nüüd seal 10 inimest ametlikult töötab, tegelikult teeb. Et kui me lööme lahti Riigikantselei lehe ja uurime valitsuskommunikatsiooni definitsiooni, siis loeme me siit sellist määratlust. Valitsuskommunikatsioon tähendab riigi suhtlemist avalikkusega ning selle suhtluse korraldamist. Valitsuskommunikatsiooni eesmärk on anda kodanikele infot Vabariigi Valitsuse tegevuse, poliitika ja eesmärkide ning nende põhjenduste kohta. Siis tuuakse välja ka seda, et kõige üldisemalt on valitsuskommunikatsiooni eesmärk selgitada avalikkusele valitsuse eesmärke, otsuseid ja tegevusi, hoida inimesi kursis nende õiguste ja kohustustega ja soodustada läbi sotsiaalkampaaniate käitumist, mis on kooskõlas avalike huvidega, näiteks turvalisuse tagamine teedel ja tervislikud eluviisid. Anda neile hädaolukorras käitumisjuhiseid, suurendada teadlikkust riigi toimimisest. Ja ekstra toonitatakse seda, et valitsuskommunikatsiooni üks oluline põhimõte on apoliitilisus. Valitsuskommunikatsiooni üksus, öeldakse siin lehel, ei tegele kunagi ühegi erakonna huvide edendamise või poliitilise propagandaga. Ehk siis selline erapooletu, kõiki ausalt kohtlev kommunikatsioon, mis lihtsalt põhimõtteliselt isetult teavitab kodanikke nende õigustest, nende huvidest, annab neile hädaolukorras käitumisjuhiseid ning aitab suurendada teadlikkust riigi toimimisest. Aga tegelikult, kui me vaatame seda, et mis siit kohe välja koorub, et valitsuse kommunikatsioonibüroo üheks konkreetseks tegevusalaks on strateegiline kommunikatsioon. Nii. Ja strateegiline kommunikatsioon on see, mis põhimõtteliselt juba koondab narratiive ja mis edastab mingisugust riiklikku narratiivi ühest konkreetsest poliitilisest suundumusest. Ja kui me ütleme seda, et valitsuse strateegiline kommunikatsioon või üldse kommunikatsioon ei tegele poliitilise propagandaga, nominaalselt või niimoodi avalikult välja öeldes, siis me võime ikkagi küsida, et vabandust, kelle poliitikaid nüüd siis valitsuse kommunikatsioonibüroo selgitab, kas mingisuguse apoliitilise ühenduse, apoliitilise valitsuse poliitikaid. Ei, ta ju selgitab meile ja viimasel ajal on selgitanud Kaja Kallase, Kristen Michali, Reformierakonna ja teiste sotsialistide ja E200 koalitsiooni poliitikaid ning on edendanud neid. Ning on selgitanud kõiki neid asju võimalikult positiivselt, loonud fooni jällegi, et kodanikud neid vastu võtaksid. Ja me võime küll ütelda, et nagu sellise üldise poliitilise propaganda valitsuskommunikatsioon ei tegele, aga kui me küsime, et mis asi siis on see strateegiline kommunikatsioon, see, mis loob narratiive, ja edastab narratiivi Eesti riigist ja laiemast tähendusest, mis Eesti riigil on, siis me võime küsida, et aga vabandust, kus see strateegilise kommunikatsiooni tervikpilt üldse tuleb? Kes selle on paika pannud? Kust kohast see on välja tulnud? Millisest asutusest, millisest mõttekojast? Kes on selle paika pannud, et Eesti riik peab hakkama sellist ja sellist propagandat, siis ütleme otseselt, omaenda kodanike raha eest nendele peale suruma? Kes on selle paika pannud? Ja minu arust on see nagu väga hea küsimus ja ma tegelikult ei oskaks ise nagu väga lihtsalt vastata sellele küsimusele, sellepärast et me ei tea, millisest nagu võime küll mingeid riiklikke kommunikatsioonibüroid nagu välja siin vaadata ja rääkida sellest, et milline ministeerium on ehk vastutav sellest, aga me ikkagi küsime, kes on kontrollinud seda, et sellist ja sellist narratiivi Eestis edendatakse. Näiteks kui me räägime, ma ei tea, siin valitsuse poolt edendatud abielu rüvetamisest, mis mõni aasta tagasi suvel, nüüd saabki sellest vist juba
2 või 3 aastat või 2 aastat tagasi ära tehti. See ei ole neutraalne otsus, see on olnud poliitiline otsus ja valitsuse kommunikatsioonibüroo ülesanne on olnud kommunikeerida seda otsust hea, vajaliku ja suurepärasena kõikidele kodanikele. See on loomulikult tegelikult ju ei midagi muud kui poliitiline propaganda, mis kaugelt ei jää erapooletuks, vaid vastupidi, võtab väga selge positsiooni, nimelt täpselt selle positsiooni, mille liberalistlik valitsus on võtnud. Ja kui ma nagu kõige üldisemalt kirjeldaksin seda, et mida nagu Stratcom teeb, siis ikkagi me tuleme nii-öelda mingisuguste süvariiklike ja üleriiklike institutsioonideni, mis teatavas mõttes panevad paika selle Stratcomi suunise, kuidas masseeritakse Eesti Vabariigi kodaniku ajusid, mis infot talle edastatakse, millises võtmes seda tehakse ja milline on see tulemus, kuhu tahetakse välja jõuda, mis tulemuseni tahetakse välja jõuda inimese ajus, milline peab olema tema hoiakute suundumus peale seda, kui ta on strateegilise kommunikatsiooni kursuse läbi teinud või sellele allunud. Et see on see küsimus ja siin on kahtlemata, ma toonitan seda, siin on mängus mingisugused riigiülesed strateegilise kommunikatsiooni suuremad narratiivid ja meie töö kodanikena on küsida, et miks just nimelt see, mis ei allu demokraatlikule kontrollile, mis ei allu meie kontrollile, on saanud valitsuse strateegilise kommunikatsiooni narratiiviks. No ja, üks asi on see, kui valitsuse pressiesindaja informeerib ajakirjandust mingitest valitsuse sammudest, saadab mingisuguse kommunikee meediamajadesse, annab teada, et valitsuse pressikonverentsil tulevad kõne alla sellised ja sellised päevakorrapunktid ja nii edasi. Et see on nagu selge ja arusaadav, et sellisel juhul see pressiesindaja lihtsalt vahendab valitsuse tööplaane, vahendab seda, mida valitsuses on otsustatud, selgitab neid, aga kui me räägime strateegilisest kommunikatsioonist ja just nimelt meie kõnealune näide, Raimo Poom läheb ju just nimelt selle valdkonna peale, ehk siis läheb tegelema strateegilise kommunikatsiooniga, selle eesmärk on ikkagi sõnastada või panna valitsuse sõnumid sellisesse seosesse, et see ei ole lihtsalt avalikkuse informeerimine mingitest otsustatud asjadest või valitsuse tööplaanidest, tegevuskavadest, vaid see on selline sihitud sõnumite väljasaatmine siis eesmärgiga mõjutada avalikkust, tõlgendama ja nägema neid asju, mida siis valitsus peab vajalikuks vahendada just nimelt sellises võtmes, nagu see valitsusele vajalik ja oluline on. Et see oleks võib-olla siis strateegilise kommunikatsiooni ülesanne. No näiteks mulle jäi just täna ühes Rahvusringhäälingu uudises silma lausejupp, kus siis peaminister Kristen Michal ütleb, et üle 70% Eesti rahvast toetab Rail Balticu ehitamist. Üle 70% Eesti rahvast. Ma ei tea, millisel uuringul, millisel küsitlusel see väide põhineb, millal see küsitlus on tehtud, mis on üldse selle küsitluse kontekst, mida on täpselt siis küsitud, see on lihtsalt nagu muu uudise sees, oli Rahvusringhäälingu uudis, mis siis rääkis pigem Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti kriitikast Reformierakonna poliitika aadressil ja just seoses selle Rail Balticuga ja siis oli seal nagu ära toodud peaminister Kristen Michali vastus. Nüüd strateegilise kommunikatsiooni ülesanne ongi tegelikult mitte lihtsalt informeerida
avalikkust sellest, et praegune valitsus eesotsas Kristen Michaliga on otsustanud Rail Balticu projektiga edasi minna ja ikkagi maksku mis maksab see projekt, vähemasti siin Eesti ulatuses, aastaks 2030 valmis ehitada, valmis teha ja mis oleks lihtsalt selline informatsiooni jagamine, vaid siin on vaja mobiliseerida nii-öelda erinevad tegurid või mängu tuua erinevad tegurid, mis siis aitaks avalikkusel kujundada avalikkuse selliseid arusaamu, avalikkuse ootusi koguni suunata selles suunas, et suhtutakse positiivselt sellesse algatusse, sellesse ideesse laiemalt. Ja kahtlemata selline nagu poetatud väide, et 70% Eesti rahvast toetab Rail Balticut, ju teenib seda eesmärki. See nüüd konkreetselt on lausa peaministri tsitaat, mitte nüüd tema kommunikatsioonibüroo poolt vahendatud informatsioon. Aga ma lihtsalt toon selle näiteks, et kuidas on vaja valitsusel aeg-ajalt ka selliseid üsnagi ebapopulaarseid asju avalikkusele maha müüa, nagu me ütleksime. Et inimesed tegelikult loobuksid, vähemasti siis need, kes kahtlevad, loobuksid oma kahtlustest ja kõhklustest ja hakkaksid toetama. Ja kes on päris vastu, algusest peale vastu olnud, neid ei tahetagi veenda, et tegelikult ju mäng käib alati selle peale, et veenda neid, kellel ei ole päris kindlat seisukohta välja kujunenud, tõmmata need siis nii-öelda toetajate leeri. Ja nii me näeme üks teema teise järel, kuidas tegelikult kuskil muditakse, nagu tänapäeval on moodne öelda, muditakse suunda. Ja mul ei ole muud alust arvata kui seda, et tegemist ongi valitsuse kommunikatsioonibüroo tööga, kus siis pannakse need plaanid paika, kuidas mingeid asju kajastada, kellele infot suunata, mis võtmes seda infot anda ja eesmärk ei ole lihtsalt avalikkuse informeerimine, vaid avalikkuse toetuse suurendamine siis valitsuse tegevusele. Ka nendes asjades, mis on avalikkuse jaoks sellised vähemalt vastuolulisena tunduvad. Kas või rohepoliitika, tuulikud, maismaatuulikud, meretuulikupargid, kõik see, mille vastu on väga paljud inimesed üle Eesti. Ja ka seal võib ju tegelikult näha, kuidas nagu mingi nähtamatu narratiiv on loodud, mis on siis üleval erinevate poliitikute kõnedes, just võimu- ja valitsuspoliitikute kõnedes, aga ka meediaväljaannetes, kuidas näiteks kirjutatakse juhtkirju erinevates ajalehtedes, milliseid reportaaže vahendatakse ka rahvusringhäälingus näiteks, millises võtmes need on tehtud. Ikka tavaliselt niimoodi, et valitsusel on sellised väga head ja progressiivsed edasiviivad plaanid, tulevikku vaatavad plaanid. Valitsus muretseb Eesti inimese toimetuleku pärast ja tahab pakkuda Eesti inimestele odavat energiat, et me saaksime elektrihinnad alla. Ja selleks tulebki neid tuulikuid ehitada ja selleks tuleb ka siis doteerida neid tuulikuid, et tuleb seda äri doteerida ja miks mitte siis näiteks 2,6 miljardi ulatuses doteerida ja siis kirjutada see raha tarbijate arvetele laiali ja lahti ja siis sellise fooni loomisega, positiivse fooni loomisega ja järjekindlalt teatud suunas info siis kujundamisega, jagamisega, mõjutamisega, siis loodetakse suurendada avalikkuse mõistvat suhtumist. Ja sellega loomulikult käib käsikäes siis ka selle vaenlase kuju loomine. Ehk siis teatud inimesed tembeldatakse Kremli käsilasteks ja Putini agentideks või siis vähemalt kasulikeks idiootideks. Või need, kes on kogu aeg kõige vastased. Ükskõik, olgu see sundvaktsineerimine, olgu need tuulikud, olgu
mingid muud asjad, olgu kas või Rail Baltic, ikka need samad inimesed ilmuvad välja, nad on kõige vastu, nad ei taha ühiskonnaga ühte jalga käia, nagu kunagi Konstantin Päts pahaselt enne valimisi käratas, et ei taha käia ühiskonnaga ühte jalga, tahavad omamoodi sammuda. Nii et siis tekibki nagu avalikkuses selline tunnetus asjadest, et meil on siin ühiskonnas nagu ühine arusaam armsast, ilusast, edumeelsest, edukast, tulevikku vaatavast, tublist, töökast Eestist. Me tahame siin tuulikuid panna, et energiahinnad läheksid alla, et me saaksime odavat elektrit. Me ehitame Euroopaga korraliku kaasaegse raudteeühenduse, et saaks kiiresti sõita Berliini ja loomulikult me aitame Ukrainat, aitame lasteaedu ehitada Ukrainas, võtame vastu Ukraina sõjapõgenikke, loomulikult võtame vastu ka teisi pagulasi ja põgenikke, käime kogu Euroopaga ühte jalga, et kommunikatsiooni ülesanne ongi just nimelt selliseid mõtteid inimestele sõna otseses mõttes pähe panna, tekitada sellist tunnetust ja siis teistpidi demoniseerida neid vastaseid, kes tegelikult on ju kriitikud, kes ütlevad, olgu Rail Balticu puhul, et siin selles projektis on sellised kas siis valed arvutused, ebarealistlikud ootused, üldse valedel andmetel põhinev analüüs, et see ei tasu kunagi ära, sellisel kujul ei ole seda asja vaja, et või tuulikute puhul tuuakse välja ju siin teisi selliseid tervise aspekte, et mõju tervisele, mõju looduskeskkonnale ja nii edasi, et siis kes tegelikult ei ole ju mingisuguse vaenuliku jõu eestkõnelejad, vaid on tavalised inimesed, kes muretsevad ratsionaalselt asjadele vaadates nende andmete põhjal, mida valitsus või võim on esitanud ja esitavad siis oma vastuväiteid, aga et nende mõju vähendada, siis tuleb neid tembeldada sellisteks vastalisteks ja siduda siis kõige suurema kurjaga, mis siis tänapäeva Eestis üldse olemas on, et sa oled siis nii-öelda Putini, kas siis teadlik ja tahtlik kaastööline või siis kasulik idioot, kes tegelikult ikkagi on tema teenistuses kasuliku idioodina, mitte võib-olla siis päris oma teadliku valiku kaudu. Ja kui nüüd korra veel tulla Raimo Poomi isiku juurde tagasi, siis tegelikult Raimo Poom on just täpselt seda tööd teinud kõik need aastad. Et tasub üles otsida tema igasugused artiklid, poliitikaanalüüsid, kes seda võib-olla viitsibki teha, jõuabki teha tagantjärgi, aga minul on küll meeles, nii ühte kui ma teist on ta kirjutanud just nimelt konservatiivide kohta, rahvuslaste kohta, ikka selliselt progressiivselt platvormilt, valgete jõudude platvormilt, Euroopa ja globalismimeelsete jõudude platvormilt. Nii et selles mõttes ta väga hästi sobib valitsuse kommunikatsioonibüroo strateegilise kommunikatsiooni, ma ei tea, nõunikuks või eksperdiks, mis tema ametinimetusel olema saab. Et tegelikult tal on juba kõik asjad paigas. Ta on juba aastaid seda tööd teinud. Ta teab, mida on vaja teha, kuidas on vaja teha. Ta ei pea ametit õppima hakkama. Küllap ta sellepärast selle pakkumise on saanudki. Nii et selles mõttes ei ole seal muidugi midagi imelikku. Imelik on selle asja juures ainult see, ja miks me sellest üldse räägime, et kui nii-öelda sõltumatu ajakirjanik, jutumärkides sõltumatu ajakirjanik, läheb valitsuse palgale, et mis siis jääb järgi tema nii-öelda sellest sõltumatu ajakirjaniku mainest? See oleks võrreldav sellega, kui näiteks aastaid kirikuõpetajana töötanud inimene, näiteks mina, läheksin kasiinoärisse või näiteks mõni kohtunik, aastaid kohtusüsteemis töötanud kohtunik, paneb oma ameti maha, läheb ära sellisesse ärivaldkonda, millel võib olla sidemeid allilmaga.
loomulikult, kui ei tehta midagi seadusevastast, kui lihtsalt inimene vahetab ametit, vahetab elukutset, no kes seda keelata saab. Aga ikkagi ju tekivad küsimused, kui kirikuõpetajast saab korraga mingisugune kasiinoärimees või kohtunikust saab mingisuguse hämara äriosaline, osanik, ikka tekivad ju küsimused, kui siiras on ta siis olnud oma varasemas ametis, kui kompetentne ta on olnud oma varasemas ametis ja täpselt samamoodi me saame ju siis ka ajakirjanike puhul küsida, kes lähevad tegelikult idee poolest siis selle demokraatia vahikoera rolli, vahetavad valitsuse sellise puudli ja kutsu rolli vastu ja lähevad haukuma siis tegelikult nende inimeste peale, kelle peale siis konkreetne valitsus või võim nad lahti laseb. Nojah, me oleme rääkinud tegelikult siin sellest valitsuse kommunikatsioonibüroost, aga kui me räägime laiemalt vaatame, siis me võime ju ütelda, et see on ju ainult väike, väga väike osa riiklikust kommunikatsioonist üldse. Et me võime ju vaadata seda, et kõikidel ministeeriumitel on samuti veel oma kommunikatsiooniüksused. Ehk siis tegelikult valitsuse kommunikatsiooni tuleks korrutada kõikide ministeeriumite kommunikatsiooniüksustega. Siis vaatame seda, et meil on erinevaid väljaandeid, näiteks nagu Propastop, mis väidetavalt on siis Kaitseliidu vabatahtlike poolt üleval peetud antipropaganda väljaanne, mis tuvastab selliseid putinistlikke narratiive ja kõike muud, aga tegu on kahtlemata mingisuguse nii-öelda ilmselt ja ilmselgelt riiklikult doteeritud strateegilise kommunikatsiooni väljaandega, mille eesmärk on siis demoniseerida kõiki neid, kes kuidagigi seda ametlikku narratiivi küsimuse alla seavad. Ja siis me tuleme näiteks sellise teema juurde nagu see, et mõned ministeeriumid isegi ei kasuta ei valitsuse ega juba olemasolevat riiklikku kommunikatsioonistruktuuri, vaid näiteks tellivad maksumaksja raha eest lisakommunikatsiooni ja suhtekorraldusfirmadelt. No näiteks hiljuti juhtus siis, kui Siseministeerium tellis 30,000 euro eest Meta Advisory Groupilt kirikute ja koguduste seaduse menetluse positiivset kommunikatsiooni. 30,000 eurot pandi magama selleks, et tellida siis nii-öelda positiivset kommunikatsiooni seaduse osas, mille osas tekkisid juba ühiskonnas väga tõsiselt võetavad kriitikud. No, ja mille president tagasi lükkas. Nii et valitsuse kommunikatsioonist ei piisa, ministeeriumi kommunikatsioonist endast ei piisa, nüüd on vaja siis maksumaksjate rahaga võtta lisakommunikatsiooni, osta 10 000 eurodega lisakommunikatsiooni suhtekorraldusfirmalt, mille üheks kaasasutajaks on muuseas Andreas Kaju, kes samamoodi on välja näinud sellise tõsise liberaalina ja igalt poolt vaadates sellise praeguse valitsuse pooldajana. Ja siis, kui me paneme sinna otsa nüüd veel juba siin minu eelmises repliigis mainitud peavoolumeedia, ehk siis kogu selle, kes tegelikult ka teeb veel valitsusele positiivset kommunikatsiooni ja paneme sinna otsa loomulikult riikliku meedia, ehk siis Rahvusringhäälingu kanalid, mis samuti üritavad kõike, mida valitsus teeb kuidagi positiivses ja eriti mittekriitilises toonis välja näidata ja mängida. Või vähemalt nad ei tee kriitikat valitsuse aadressil, erinevalt siis, kui valitsuseks oli niinimetatud EKREIKE valitsus, kus Aktuaalses Kaameras loeti ette murelike kooliõpilaste kirju, nagu me mäletame siiamaani, mis enam-vähem oli selline pioneerlik nõukogude aja meede, vaata, et peaaegu murelikud pioneerid reageerivad riigivastasele tegevusele. Loeme ette neid kirju. Ja paneme selle kõik ühte potti, siis tegelikult mis meilt siit vaatab vastu,
meilt vaatab vastu selline massiivne kommunikatsioonitööstus, riiklikult manegeeritud või riigi poolt üles ostetud või riigi valitsuse liberalistlikele suundumustele takka kiitev ja neid mitte kritiseeriv kommunikatsioonitööstus. Ja kui sinna vastu panna nüüd selle, et mida meie näiteks siin Objektiivis teeme või mida teevad mõned teised alternatiivmeedia väljaanded, no siis võiks tekkida nagu abituse tunne, et ühelt poolt on mul selline leviaatan, riigi massiivne strateegiline kommunikatsioon ja teiselt poolt siis meie, kes siin oma enda vahenditega teeme nagu seda tööd nende vahenditega, mis meile on usaldatud annetajate poolt. Muuseas, praegu käib Objektiivi annetuskampaania, nii et palun, kui te saate teha meie töö jätkamiseks annetuse, siis ma olen loomulikult äärmiselt tänulik. Ja ma tahtsin siia vahele pista lihtsalt selle näite, et kui ühel pool on see leviaatan või võime öelda ka valaskala, siis teisel pool on see väike õbluke prohvet Joona, kes selle valaskala poolt alla neelatakse. et see on tegelikult peavoolumeedia ja siis nii-öelda alternatiivmeedia vahekorra ilmestamiseks mõeldud selline võrdlus või võrdpilt. Ja, ma tundub ka see igati adekvaatse võrdpildina, et tõsi, et see prohvet Joona süljatakse loomulikult mingil hetkel kaldale ja siis ta peab Niinivesse tagasi minema ja pöördumist kuulutama, nii et ei pääse meie alternatiivmeedia ja meie ise sellest missioonist, et me peame seda tegema ja Niinivesse tagasi pöörduma ja ütlema, et pöörduge või teile tuleb hukk. Aga tõepoolest, kui tulles tagasi selle teema juurde, siis meil on selline tohutu riiklik leviaatan. Aga vaatame siis nagu ajakirjanduse suhteid veel teiste nii-öelda arvamustööstuse ja suhtekorraldustööstuse firmadega. Et üks selline liikumine on see, et keegi ajakirjanik tuleb ja liitub nagu riigi strateegilise kommunikatsiooniga ja hakkab siis nagu ametlikult tegema seda, mida ta mitteametlikult seal oma endistes väljaannetes tegelikult tegi. Et teine tasand on see, et liitutakse selliste suhtekorraldusfirmadega. Et näiteks, kui me lööme lahti suhtekorraldusfirma Powerhouse'i lehe, siis mille omanik on Janek Mägi, siis siit me võtame kohe välja erinevaid poliitikuid ja ajakirjanikke. Üks on pikka aega Postimehes olnud ajakirjanik Nils Niitra, kes 2017. aastal minu teada vist lõpetas Postimehes töö ja siirdus avalike suhete firmasse Powerhouse. Teine on seal pikaajaline majandusajakirjanik Andres Reimer, kes samuti töötab praegu Powerhouse'is. Ning kolmandaks on seal Eesti poliitikamaastikul 2000-ndate algusest peale 90-ndate lõpust olnud Marko Pomerants, kes on poliitik loomulikult. Aga siin vähemalt juba selles 6-7 inimese sellises Powerhouse'i, kuidas öelda, siis meeskonnas näeme seda, et on juba 2 ajakirjanikku, et ühelt poolt siis ajakirjanikud siirduvad riigitööstusesse, propagandatööstusesse, aga teiselt poolt nad siirduvad nii-öelda erakätes olevatsesse propaganda- ja arvamustööstusesse. Nii et tegelikult ajakirjanduse ja strateegilise kommunikatsiooni või ühismeele loomise vahel on tänapäeval jooned niivõrd õhukesed, et tegelikult neid jooni kui selliseid otseselt ei olegi. Meenutame veel seda, et mida teevad näiteks Luige meedias sellised nimed nagu Holger Roonemaa ja Martin Laine, et nad põhimõtteliselt teevad seda, mida nad riigipalgalisena teeksid kuskil propastopis või kuskil muus sellises nii-öelda propagandat paljastavas, vaenulikku propagandat paljastavas väljaandes. Ehk siis nad otsivad tikutulega taga kõikvõimalikke putiniste, kaardistavad nende suhteid, räägivad, kuivõrd ohtlikud on Eestis need kõikvõimalikud protestihääled, kuidas nad on seotud Venemaa propagandaga, kuidas nad Venemaa narratiive edendavad ja põhimõtteliselt
nende peamiseks eesmärgiks, strateegiliseks kommunikatsiooni eesmärgiks on diskrediteerida kõike kriitikat, mis meie valitsusele ja praegusele Eesti riigi kursile on alternatiivsete väljaannete, alternatiivsete autorite, neid valitsust kritiseerivate inimeste poolt antud. Et öelda, et need inimesed ei ole tõsiselt võetavad inimesed, need on Venemaa agendid. Ehk siis nad põhimõtteliselt on kõige hullem, mida te Eesti Vabariigis võite välja mõelda. Ehk siis tegelikult nad teevad juba seda strateegilise kommunikatsiooni tööd, aga nad teevad seda mitte valitsuse konkreetsetes aparaadis või väljaannetes, vaid nad teevad seda antud juhul siis Luige meedias. Ja nagu siin juttu on juba korduvalt olnud, Luige meedia suhted süvariigiga on väga head ja igasugused sellised Prigožini skandaalid annavad sellele suurepärase nagu illustratsiooni, sellepärast et kuskilt pidi see niinimetatud dokument, mida siis Politico sai jõudma Politicosse ja kuskilt ja keegi pidi selle saama kätte ka Delfi toimetuses. Nii et minule tundub, et siin on tehtud, või see on tegelikult suhteliselt ilmne, siin ei ole vaja mingit erilist tunnetust, tegi süvariik siin sellise infopesu ehk alguses sokutas selle dokumendi Politicosse ja siis sisepoliitilistel kaalutlustel loomulikult olid kõik kahurid juba valmis ning dokument võeti Delfi meediast üles ja kahurid suunati siis loomulikult EKRE pihta. Et see oli see skeem, mida kasutati. Aga jällegi näide sellest, kuidas meie ajakirjandus, mida ma tahan kogu selle repliigiga ütelda, ajakirjandus on läbinisti ja läbi lõhki nii erakätes oleva arvamus ja meelsusloome tööstuse kui ka valitsuse kätes oleva arvamus ja meelsusloome tööstuse selline üks osa, orgaaniline osa. Aga see ei ole muidugi enam ajakirjandus, vaid see ongi puhas propagandatalitus või mis nime me talle iganes anname. Et kui seesama Roonemaa või Martin Laine tegelikult teevad valitsusele katet, siis muidugi liberaalsele valitsusele, EKREIKele nad seda katet ja ei teeks, aga liberaalsele valitsusele nad teevad ja selle asemel, et kritiseerida valitsust, valitsuse poliitikaid, analüüsida, lahti võtta pulkadeks, avalikkuse ette tuua, nad pööravad otsa ringi ja nad hakkavad ründama inimesi, kes on valitsuse suhtes ühel või teisel põhjusel kriitilised. On need siis opositsioonierakondadest, on need ühiskondlikud aktivistid, kellel on tõesti mingi oma selline kitsas spetsiifika ja valdkond, millest lähtuvalt nad tegutsevad ja neid hakatakse demoniseerima, neid hakatakse diskrediteerima ja seda teevad siis ajakirjanikeks maskeerunud või ennast ajakirjanikena esitlevad inimesed. Et me saame ju instinktiivselt aru, et see ei ole ajakirjandus, see on ei oskagi öelda, mis see siis sellisena lõpuks on, et loomulikult on nad propagandistid, aga nad on tegelikult läbi põimunud võimustruktuuridega, nad on üks osa sellest, nad saavad materiaalset kasu tõenäoliselt või mingit muud tasu ja kasu, et nad on võimuteenistuses ja mitte ajakirjanikena rahvateenistuses. Ja muide, selles seoses ma hea meelega meenutaksin meie kuulajatele, et siin aastal 2019 on eesti keeles ilmunud selline suurepärane raamat. Udo Ulfkotte on autor, ostetud ajakirjanikud, kuidas poliitikud, salateenistused ja finantsoligarhia massimeediat suunavad. On siis täiesti eesti keeles välja antud ja ma ei hakka loomulikult seda praegu siin refereerima, igaüks võib ise lugeda seda, võib-olla raamatupoodidest seda enam ei ole, aga raamatukogudest peaks kindlasti seda laenutada saama, ma loodan. Aga see on siis küll rohkem selline rahvusvaheline vaade sellesse, kuidas siis ka suured lääne meediaväljaanded on tegelikult paljuski Ameerika Ühendriikide süvariigi
luureteenistuste teenistuses või siis finantseliidi või ütleme siis selle seltskonna teenistuses, keda me nimetaksime globalistideks, globalistlikuks eliidiks, kes teevad neile tellimustöid, kes kujundavad arvamust, avalikkuse arvamust, kes sisuliselt ongi suhtekorraldusbüroo või kommunikatsioonibüroo, selle asemel, et olla ajakirjandus. Aga siin on üks huvitav tsitaat, mida ma hea meelega tahaksin kuulajatega jagada ja ma nüüd loen siit ühe lõigu ette, kus siis raamatu autor Udo Ulfkotte ütleb: kunagisest poeetide ja mõtleja maast on saanud argpükside rahvas. Vaba mõtlemist, meie kunagise heaolu eelist loetakse nüüd sõnakuulmatuseks. Me oleme meedia ajupesu ohvrid. Poliitiliselt korrektsed ajakirjanikud, kes töötavad käärid peas, annavad meile mõtted ette, nagu totalitaarses diktatuuris. Poliitkorrektsus, see tähendab meie kui kodanike jaoks poliitika ja meedia ajupesu valesid kenasti uskuma, mis eristab meid selle juures Põhja-Koreast ja Iraanist. Tsitaadi lõpp. See tähendab, et me ei peaks pöörama oma tähelepanu mitte ainult nendele ajakirjanikena esinevatele inimestele või ka siis nendele seostele, mis on meedia väljaannete ja siis nüüd avaliku sektori, valitsusasutuste või ka lausa luureteenistuste süvariigi vahel, et see on kindlasti üks väga oluline asi, millest tuleb rääkida, nii palju kui infot selle kohta on, nii palju kui me saame sellest rääkida ja teame, aga teine pool, ehk siis selle info tarbijad, vastuvõtjad, need, kellele see strateegiline kommunikatsioon on suunatud, nende reaktsioon, kui mõjutatavad me tegelikult oleme kõigest sellest, et see on sama tähtis asi. Me seda tänases saates kindlasti enam ei jõua vaadata, aga tegelikult siin on väga palju, mille üle järgi mõtelda. On isegi, ma olen kuulnud sellist väljendit, et meie rahvas on paljuski Aktuaalse kaamera usku. Ehk siis inimesed, kes päeval tegelevad oma tööasjadega, õhtul veel enne magama minekut teevad televiisori lahti, vaatavad ära, mis päeva uudised on, vaatavad Aktuaalset kaamerat ja võtavad võib-olla üldse ilma kriitikata omaks selle käsitluse, mida siis neile sealt Aktuaalsest kaamerast ette antakse. Ka see on tegelikult ju strateegiline kommunikatsioon selles mõttes, et see info seal on juba kuulajate eest läbi mõeldud, töödeldud, sobivasse pakendisse pakendatud ja on esitatud sellises võtmes, et inimesel, kes diivani peal istub, ei jää muud üle, kui see lihtsalt vastu võtta ja kui ta selle vastu võtab, selle pakikese, siis ta juba tegelikult neelabki selle sööda alla. Ta lähebki õnge, nagu öeldakse. Ja see on nagu teine pool sellest probleemist, et jah, tõepoolest, meiega manipuleeritakse, erinevad poliitilised erakonnad üritavad manipuleerida, valitsused üritavad manipuleerida, mingisuguseid oma sõnumeid kõlama panna, oma tahtsi rahvast juhtida, aga teine pool, ehk siis meie kõik oleme selles olukorras, kus me peame endale teadvustama, et meie puhul tehakse selliseid asju ja et me ei saa võtta kriitika vabalt kõike seda, mida meile räägitakse. Me peaksime mõistma, et me ei ole lihtsalt sellised infotarbijad, kes võtavad need valmis pakikesed vastu valitsuse kommunikatsioonibüroolt, ma ei tea, Raimo Poomilt või ükskõik kellelt, vaid et me peame olema suutlikud ise selles infos orienteeruda ja ka sündmusi ja nähtusi mõtestada. Ma saan aru, et see on tegelikult väga keeruline, sest tavainimesel ei ole seda aega, tal ei ole võib-olla isegi neid oskusi, et süveneda, aga see on nagu siis sellisel juhul nõiaring, et kui me läheme valimiskastide juurde, otsustame, keda valida, kellele usaldada,
enda esindamine poliitilise võimu tasandil, siis me ju paratamatult lähtume ju suuremalt jaolt ka sellest infost ja sellest ettekujutusest, mida meis on juba loodud, mida meisse on sisestatud ja sellel on tegelikult ju tagajärg ka poliitilise võimu pideval uuendamisel ja valitsuse mandaadi uuenemisel. Nii et need asjad on omavahel seotud ja selles mõttes on hästi oluline ka teadvustada, et meie oleme ju see teine pool kogu selles problemaatikas. Meil on väga oluline teadvustada ka seda, et kogu see meelsusloome aparatuur kasutab ühte konkreetset vahendit ja selleks on faabula, narratiiv, mingisugune lugu, mingisugune välja mõeldud vahend, et panna meid käituma kuidagi moodi, et mõjutada meie enda arvamusi asjast, et mõjutada meie tundeid, meie mõtteid ja lükata meid käituma teataval soovitul viisil. See on kogu selle narratiivi ja faabula eesmärk, strateegilise kommunikatsiooni eesmärk. Ja mis kogu selles tööstuses kaotsi on läinud, nii erakätes olevas kommunikatsioonitööstuses kui riigi käes olevas kommunikatsioonitööstuses, on teatavas mõttes tõde. Vähem ega rohkem kui tõde. Keegi ei räägi asjade sellisest seisust, nagu asjad tegelikult on, ehk siis tõest. Me räägime mingisugustest muljetest, me üritame mõjutada, nii nagu üritasid mõjutada Vana-Kreeka sofistid inimesi sõnadega, mitte ei keskendunud sellele, mis on tõde, kas me peame midagi tegema või mitte, mis on hea, ilus, hüveline. Need on kategooriad, mis tänapäeva arvamustööstuses on süstemaatiliselt kaotsi läinud ja ma arvan, et see muidugi avab täiesti uue teema, mida me selles saates ammugi enam käsitleda ei jõua. Aga me oleme jõudnud sellisesse sofistlikku ühiskonda ja riik ise on omandanud sofistirüü ning üritab oma kodanikke mõjutada sofistide poolt juba vanas Kreekas üle 2400 aasta vanade meetoditega osaliselt. Ja tasub meenutada ka seda, et ega strateegiline kommunikatsioon, see on küll täna pandud niimoodi nagu riiklikusse rüüsse rüütatud, aga tegelikult on see algselt mõeldud riigivastaste jaoks. See on mõeldud vaenlaste jaoks, et mõjutada neid käituma nii, nagu tahta. Aga riigid tänapäeval on omandanud strateegilise kommunikatsiooni ja on suunanud need oma enda kodanike vastu, need vahendid, mis tegelikult olid mõeldud riigi vaenlaste jaoks. Ja see nüüd ütleb nii mõndagi riigist, kui riik käsitleb oma enda kodanikke põhimõtteliselt samamoodi, nagu endised riigid käsitlesid vaenlasi. See näitab seda, et riigist ise on paljuski saanud oma enda kodanike vaenlane. Aga kõikidest nendest teemadest ju jõuame järgmistes saadetes ka veel rääkida. Aitäh, Veiko, sulle selle saate eest ja selle arutelu eest. Ja, aitäh kutsumast! Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool mikrofoni oli Veiko Vihuri, vaimulik ja kiriku ajaloolane. Ma tänan teid kuulamast ja oleme eetris juba järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.